nõnda. Mm, täna toimus midagi väga huvitavat. Ma luusun. Ja ma tunnen, et seda on oluline jagada. Sest et ma tean, et minu vaateskonnas on kõik siuksed ägedad inimesed, kes tahavad, keda, keda huvitab energia lugemine ja kes tahab energiat täpsemalt lugeda. Pikka aega ma tundsin, et minus küpses midagi ja ma lasin sellel olla, ma ei kiirustanud sellega. Mõtlesin, et kui tuleb see info, siis ta tuleb. Ma ei hakka tõmblema. Usaldasin seda. Ma tegin enda jaoks oluliseks selle, et ma tean, eks ju, kuidas ma ennast oma elus tunda tahan. Siis ma võtsin ja vaatasin üle uuesti selle, et kuidas ma ennast oma töös tahan tunda. Sukeldudes sellesse ma jõudsin õitsemiseni. Ja see, kuidas ma ennast tunnen ja see, kuidas ma ennast tahan tunda ja mis tulemust ma teistes tahan luua, on õitsemine, eks. Ma panin õhku selle küsimuse, et mis on see energia või sõna või nimetus, mis kirjeldab minu tööd ja minu ettevõtet kõige täpsemalt. Ja ma lasin lahti selle. Ja ühel hetkel ärgates ühel hommikul tuli mulle sinine lootus. Sinine lootus. Ehk siis sinise lootuse õis. Mõtlesin, väga huvitav, väga ilus. Lasin sellel olla. Järgmine hetk laadis alla mulle lihtsalt kogu minu nii-öelda ettevõtte plaan kui selline, kui seda saab plaaniks nimetada. Ja see oli lootuse õie elutsükkel. Mõtlesin, okei, väga huvitav. Et kõigepealt on seeme, mis hakkab idenema. Siis on vars, mis liigub, eks ju, vee pinna poole, tekib pung. Pungast tekib õis, õiest tekivad seemned ja hakkab otsast peale, eks. Ja ma sain aru, mis on nii-öelda see seeme. See seeme on see YouTube, see sotsiaalmeedia, kõik see, mis ma siia välja panen. See pung, seal ma nägin seda järvekest, kus on lootusõied. Mõni on pung, mõni on värskelt just veest välja tulnud. Mõni õis hakkab kohe õide puhkema. Nägin seda, eks. Siis järgmisena oli imeline, täiesti avanenud, üleni õitsev lootuse õis. Ja järgmine oli lootuse õis, millesse on tekkinud see seemne nagu see, kus seemned valmivad. Mõtlesin, väga huvitav, et selles on väga, väga erinevad energiad, väga erinevad tulemused. Aga kogu point on õitsemine, eks. See tunne, see õitsemise tunne, see säramise tunne on miski, mida mina oma elus olen kogu aeg erinevates staadiumites tahtnud kogeda ja olen ka kogenud. See õis on muutunud. Ja õitsemine on võtnud siukse suurema tähenduse minu jaoks. Nii, ja siis ma vaatasin seda lootuse õite punti ja sain aru, et seal on nagu grupisündmused ja grupiga töö. Ja juba tundsin seal mingit energiat. Ja mõtlesin, et huvitav, et kas see tähendab, et ma väeringi nagu elustan uuesti või toon väeringi tagasi. Kes teab, siis ma mingil hetkel tegin Zoomi kaudu ja Patreoni kaudu tegin väeringi. Ja ma lõpetasin selle ära, sest ma kuidagi tundsin lihtsalt, et minu jaoks see energia sealt tagant kadus ära. Ja see, mis ma tundsin, et ma tahtsin, et see on ja kõik, mis ma sinna panin, see justkui, see sai nagu otsa minu jaoks ja ma tõmbasin selle ringi kokku. Siis mõtlesin, et huvitav, et kas see tähendab, et siis ma toon väeringi tagasi.
ja ma rohkem ei mõelnud selle peale, sest et mu jaoks ei olnud see nagu, see oli veel lahtine, see on midagi küpses veel. Nii. Ja eelmine neljapäev siis ma suhtlesin oma sõbrannadega, rääkisime juttu ja olime just loomas ja kinnitamas naiseks olemise väe sündmust, käisime seda ruumi vaatamas ja plaani pidamas, et kus me midagi sätime, kus me midagi paneme ja ma jäin kuidagi rääkima mingisugusest tõrkest, mida ma tundsin endas. Ja siis mulle järsku plahvatas, et üks asi, mida ma nii väga naudin oma grupisündmustel, miks ma kogu aeg kaarte toon grupisündmustele, on see, et mulle meeldib näidata inimestele, kuidas nende intuitsioon ja kuidas nende energia lugemine töötab. Ja kui võimas see on, mulle meeldib seda megalt näidata inimestele, mulle meeldib näidata mingisuguseid uusi lähenemisviise, kuidas enda energiat lugeda, kuidas seda lahti häkkida, kuidas mingeid teemasid muuta ja näidata inimesele läbi kaartide, vaata, oli see sagedus ja nüüd on see sagedus ja inimene seal juures on, oh my god, jaa, see on nagu asi, mida ma nii naudin ja see läheb kokku selle õitsemisega, sest et sa avaned ja avardud ju uuele infole. Ja siis mul plahvatas seal, ma olin Janeti ja Kristaga, rääkisin juttu ja mul plahvatas. Mulle meeldib ju inimestele näidata, kuidas energiat lugeda ja muuta. Miks ma seda ei õpeta, miks ma seda edasi anna? Ja mul on mitu kuud juba minu sees olnud see, et ma tahan inimestega näost näkku kokku saada. Ma tahan käia iga nädal ja saada kokku oma inimestega ja anda neile edasi kõike seda, mis minu maailmas toimub ja millest ma tegelikult nii ekstaasis olen kogu aeg. Nagu see, kuidas ma elan, kuidas ma näen, kuidas ma kaarte kasutan, kuidas ma energiat muudan, kuidas ma mingeid asju lahti häkin. Ja ma tahangi täna sulle jõuda lõpuks siia maale, mida ma täna lahti häkkisin. Sest et, oh my god. Ühesõnaga, ma eelmine neljapäev, kui mul see allalaadimine tuli, et oh my god, muidugi ma tahan kutsuda inimesed kokku ja õpetada neile, näidata neile, kuidas energiat lugeda. Ja teha seda nagu täpsusega ja võimsalt ja usaldada sellesse, et neis endas on see vägi olemas, et teha seda. Ja tulin koju ja lihtsalt kirjutasin kogu selle olemuse, selle grupi töö olemuse, nagu kirjutasin, lihtsalt tuli see. Ja siis ma tundsin, et okei, ma tahan selle välja panna. Ja nüüd on vaja panna siia pilt. Ma tahan panna sinna ette otsa mingisuguse koodi, mingisuguse energia, et see inimene, kes ennast ära tunneb selles, et ta tahab tulla. Ja ma tundsin selle tuuma, selle olemust. Ja mul tuli kohe mingi pilt silme ette, mul tuli see vääring uuesti ja ma tundsin, et jaa, et see on nagu uues võtmes vääring. Ja ma tundsin oma kehas, et jah, see on õige. Ja ma usaldasin seda kiirust, millega see kõik välja tuli. Aga minus oli tunne, et siin on mingi kogemus mu jaoks, mis mul on vaja saada. Midagi seal oli, mida ma tundsin, et okei, ma praegu veel ei näe seda, aga ma tunnen, et selles on miski, mingi kogemus on selles minu jaoks. Ja ma leidsin oma vana YouTube intro video, kus mul on kaardid ja ma Palo Santaga puhastan ja mõtlesin, jaa, nii äge, nii mõnus energia on sellel. Ja vääring ja see kõik, ma vaatasin seda, mõtlesin, jaa, nii mõnus, kehast käis läbi. Ja sama õhtul läks see sündmus ülesse. Ja järgmine päev tõusin üles ja tunnen, et siin on midagi nihu. Siin on midagi nihu. Ja ma nägin, kuidas aktiveerusid inimesed, kes mul olid ühel hetkel vääringis, siis kui ma tegin seda läbi Zoomi. Vaatasin, et okei, väga huvitav, et see aktiveerib nagu need inimesed, kes on olnud selles. Ja aktiveeris ka uusi inimesi. Aga ma tundsin, et sellega ka tekkis mingi plokk. Täiega mingi plokk tekkis ja mõtlesin, et see vääring seal ees otsas, see ei ole õige asi, see ei ole see õige kood, mis annab edasi seda tulemust, mida need kohtumised endas, nagu, mis energia nendes kohtumises tegelikult on.
ta nagu jah, aga ta ei ole 100% kogu keha jah. Mõtlesin, et okei. Ja aga ma lasin nagu olla sellele, et ma mõtlesin, ma ei hakka kohe nagu tuulama. Ja täna siis tundsin, et okei, ma lähen kodust välja, ma lähen kohvikusse, ma lähen istun ja ma kirjutan. Ma tundsin, mul on mingid asjad, mida ma tahan endast välja kirjutada. Ja siis tuli lause, et kui kõik on tunne. Kõik on tunne. Selline kood. Kõik on tunne. Ja ma panin selle grupi nii-öelda arvuks 10 inimest. Ja ma kirjutasin, et 10 inimest sellel grupi kohtumisel on minu sees mingi tunne. Ja ma läksin selle tunde sisse ja ma sain aru, et see ei ole vääring. Ma tahaks ja vahele veel lisada seda, et üks põhjus, miks ma nii suurt tunnet tundsin see sündmus neljapäeval kohe välja panna, oli see, et ma tundsin endas tohutut nihet just selle koha peal, et ma teadsin, et see samm paneb ka mind energiat lugema palju sügavamalt. Et selle väljapanek ja enda väljapanek ja selle sammu tegemine viib mind ennast ka uude sügavusse endaga kohtuma. Nii nagu see teeb ka kõigiga, kes seal osalevad. Mega põnev! See tunne ei ole vääring. Vääring on miski, mille ma juba tõmbasin kokku, panin kokku ja panin juba ära. Ja siis mul laksas ära, et ma olin mõni nädal tagasi pannud omale selle lootuse lille elutsükli kirja ja mul oli see pilt seal sellest järvest, kus on kõik need lootuse õied. Mõni on kinnisemas pungas, mõni on avatumat pungas, mõnel on juba õie kroonlehe värvi näha ja mõne jubeda. Siis mõtlesin, oh my god, see on ju see avardumine. Avardumine. Ja ma vaatasin, kuidas kogu sellel sündmusel ja sellel asjal lagunesid ümbert mingid piirid ära, lagunesid kõik need lood ümbert ära, mis väering kunagi oli, mis täiega kandis siis, kui ta oli väering. See on omaette kood. Kui ma püüdsin panna selle vana koodi, panna uue asja külge, nagu vana versiooni iseendast püüdsin panna uue asja külge. Aga ma ei ole ju enam see. Ja ma kiirelt otsisin välja, nagu lihtsalt, et saada visuaalis enda ette see. Ma panin välja peale, et vaadata energias seda täpsemalt. Panin enda ja panin nii-öelda selle väeringi ja saad aru, mu keha tõmbas kohe niimoodi. Mu keha tõmbas kinni ja ma vaatasin ja seda mõtlesin, ei ole ju. Need ei ole samad asjad. See, mis nende kohtumiste tuum tegelikult on jah, mul seal sündmuse kirjelduses täpselt kirjas, aga selles pildis ja selles esimeses asjas, mida inimene näeb, ei ole see. Ma täiega aktiveerisin mingi vana kihi iseendas, ma aktiveerisin mingi vana versiooni iseendas, mis oli häbelik ja mis nagu pelgas olla nii nähtud, mis pelgas olla näost näkku nähtud. Sest Zoomis olid pisikesed pildikesed, mida ma nägin ja ma sain neist mööda vaadata. Aga kui mul on grupp inimesi minu ees, keda ma õpetan läbi oma kogemuse, mida mina olen kogenud, mis minu jaoks on kõige rohkem toiminud, kuidas mina energiat loen, et aktiveerida ka nendes energia täpsem lugemine. Saad aru, selle koha peal tõmbasin kinni kõik ja panin sinna kihi ette, et näe, vääring. Ja mul oli vaja see samm teha, mul oli vaja see samm, et see kõik niimoodi välja panna selle pildiga, selleks, et ma näeksin. Mitte enne, mul oli vaja see samm ära teha, et ma näeksin seda energiat. Aga see tuli usaldusest. Ma küsisin keha käest, ma küsisin enda käest, ma küsisin oma olemuse käest, oma hinge käest. See oli jah sellel hetkel. Aga ma tundsin, et seal taga, et kui ma selle sammu ära teen, siis mulle saab midagi nähtavaks, ma tundsin seda. Ja ma ei läinud, et oot, aga näita mulle, mis seal siis on. Vaatame, mis jaga seal on.
aga see aga oli nii. Ma tundsin ja ma nägin energias, et mul on vaja see samm ennem ära teha. Siis see pisike asi hakkab ennast näitama seal taga, mitte ennem. Saad aru? Usaldasin. Teadsin, et see on õige. Teadsin, et see oli õige. Tunne oli paigas. Ja täna siis vaatan välja peal neid asju ja mõtlen. Thank God. Ma näen seda nii selgelt nüüd. Minu sees maandus ju täiesti ära tulemus. Teadmine, mida see grupitöö, kas see on ühekordne sündmus või see on korduv sündmus. Pikemaaegne pühendumine, ka minu poolt ju, sama palju kui sinu poolt. Ja vaata, seal tuli ülesse vari tänu sellele, et ma selle sammu tegin ja panin ülesse vana koodi, vana pildi. Tänu sellele ma sain ju näha seda. Saad aru? Usaldus, energia lugemine. Ja siis ma tegin uue pildi. Võtsin selle lootuse õie, selle peaaegu avanenud lootusõie pildi ja panin sinna juurde avardumine. Rääkisin veel Marisega lihtsalt, et valjult kellegiga suhene, näed, et ma näen siin seda. Siis ta küsis mu käest, et aga kirjelda seda tunnet, kirjelda seda tulemust. Ja siis ma hakkasin kirjeldama seda valjult välja iseendale ja kuulen, et taga see on juba paigas, see on juba tehtud ju. Nagu ma võtsin selles hetkes omaks üleni selle, et ma tundsin seda tulemust juba paar nädalat tagasi, kui ma kirja panin selle grupitöös avardumine ja ma ei teadnud tollel hetkel, mida see tähendab. Ma lihtsalt teadsin, et okei, see on üks pusletükk, edasi vaatame siis, kui see hetk tuleb. Ja see hetk tuli niimoodi, et ma pidin vaata kõik enne vabaks laskma. Kõik enne vabaks laskma, et saaks see puhtalt läbi tulla. Ja siis ma panin selle pildi ja panin selle avardumise ja panin nii-öelda nagu tegin nagu valmis selle uue pildi. Ja ma panin need 2 pildi kõrvuti. Ma panen sulle need ekraani peale, siia praegu kõrvuti. Vaata neid energiaid. Ma teadsin, et nagu täpselt sama palju, kui minuga töös olemine loob sulle avardumist, loob see kõik mulle avardumist. Ja ma olen nii tänulik, et ma olen lõpuks üleni otsustanud, saagu mis saab, võtta omaks oma kõige sügavamad teadmised ja oma kõige sügavamad tahtmised. Nende oluliseks tegemisel on minu pilk saanud avarduda. Ilma selleta, et ma mõistusega millegile vahele sunnin ja surun. Ma ei tee mitte midagi valeks. Kõik on õige. Nii et meie grupitöö kohtumised, kus ma juhendan ja õpetan energiaid vaatama ja kogema, saad sa ka kogeda sellist vahet ja sellist nägemist, nagu mina just kogesin. See on see, mis tekitab mulle eufooriat ja see on see, miks ma üldse seda tööd teha tahan. On just see, et ma saan nii selgelt näha ühte versiooni ja teist versiooni. Näha, kes ma olin, armastada, austada, lasta vabaks ja võtta siis täielikult omaks, et jah, see olen mina. Panna täie enesekindlusega välja ennast. Ja ma ütlen päris ausalt, minu jaoks on see loomise viis ka nagu uus kogemus, et mul on tulemus teada. Grupisündmuste, vastuvõttude, kõige selle tuumolemus, tulemus, mis sealt inimene saab, on mul täpselt teada. Ja ma olen avatud sellele, et ma jõuan sinna koos inimesega täiesti ebamaisel ja müstilisel, eufoorilisel ja võimsamal viisil. Sest see otsus on minu sees tehtud. Ma olen selle otsustanud. Nii et avardumise grupitöös
me alustame energia vaatamist loomise energiast ehk siis raha loomise tsüklis, aga raha võrdub meie enda energia, loomise energia, sinna võib lõputult võrdusmärke panna. Me vaatame enda loomise energiat ja seal on nii palju kihte, mida me kõike saame vaadata, nii sügavale, kus me saame minna. Aga see eeldab meie enda täielikku alistumist sellele, mis praegu tõde on. Sellele, mis praegu olemas on, isegi kui see homme muutub. Alistume enda õiele, alistume enda avardumisele ja alistume sellele, et me ei tea, kuidas see kõik saab olema, aga me teame, mis saab olema. Kui sa näed seda ennem 27. või peale 27. siis tea, et igal neljapäeval Pärnus me kohtume ja selle kogemuse koodsõna ja tulemus on avardumine.